Tervist! Minu nimi on Mari Jõemägi ja ma olen Cirkeli Mallis sisearhitekt ning meie Mustamäe tee 33 eskiisi üks autoritest. Hoone konteksti ja asukoha mõttes on oluline välja tuua, et krunt paikneb tiheda liiklusega Mustamäe tee ääres ja on kolmest küljest ümbritsetud 9-korruseliste tüüpiliste paneelkortermajadega. Meie maastikuarhitektuurne lahendus fokusseerubki just krundi peasissepääsuga läänepoolsele osale, mis piirnebki Mustamäe teega ning üritab luua nii privaatsust kui ka akustilist kaitset pakkuvat võimalikult funktsionaalset väliruumi. Eraldi on tsoonid mänguväljakule ning puhkealale ja parkimiskohad paiknevad hoone põhja- ja idaküljes. Hoone esimesel korrusel paiknevad äripinnad ja esimese korruse äripindade esisel alal on puitlaudisega kaetud terrassid, mis ühest küljest tekitavad nii-öelda puhvertsooni ülejäänud välialast ja mõjuvad sujuva üleminekuna siseruumi, ent teisalt loovad ka loomulikku jätku pandustele, mis suurest kõrguste vahest tingituna on pea kogu fassaadi pikkused. Siinkohal tooks ka välja just seda, et piirded nii pandustel kui terrassidel on disainitud nii, et nad mitte ei mõjuks raskelt, vaid vastupidiselt oleksid visuaalselt efektsed ning komplimendiks hoonele endale. Hetkel 4-korruselisele hoonele lisandub 2 uut korrust ning hoone vorm jälgibki olemasoleva hoone kuju ja vormi, ent 2 uue korruse lisandumisega rõhutab see huvitavat ümarate elementidega vormi veelgi ning lisaks sellele loob esinduslikult ja modernselt mõjuva tervikliku lõpplahenduse. Ümbritsevasse linnaruumi sobitub hoone just oma heleda üldmuljega, ent selgelt eristuvate horisontaalsete joontega, rõdudega, mis tekitavad siis koheselt visuaalse lingri ümbritsevate kortermajadega. Läbivaks elemendiks fassaadil on peenike vertikaalne triip, mis sujuvalt seob erinevad hooneosad nagu parklaribidega kergsein, ribistik hoone kesksete akende ees ning üldine hoone põhimaht ühtseks tervikuks. Hoone fassaadi materjalidena on kasutatud 3 põhiviimistlusmaterjali. Põhimaht on viimistletud heleda lineaarse tsementkiudplaadiga ning kontrastselt eristuvad rõdud ja ka tagasiastuv 6. korruse fassaad pruunika pronkses alumiiniumkomposiitplaadiga. Rõdude tagaseinad on viimistletud soojalt ja kutsuvamalt mõjuva puitlaudisega, mis tonaalselt sulandub siiski üheks metallse komposiitplaadiga. Üldine hoone tonaalsus tulenebki juba olemasoleva hoone fassaadi materjalist, mis on kui tore viide vanale, ent läheneb materjalidele siiski modernses võtmes. Esmalt on siin näha vaade hoonele läänest ehk siis Mustamäe tee poolsest küljest. Esiplaanil on näha mänguväljakut ja selle taga kohe ka hästi orgaaniliselt ja mänguliselt kulgevaid piirdeid panduse ja terrassi ees, mis kuigi eraldiseisva elemendina koheselt siiski loovad visuaalse seose ülejäänud hoonega. Siit omakorda on hästi näha, kuidas hoone sobitub väga hästi ümbritsevasse linnaruumi, ent samal ajal tõuseb ka siiski esile kui omanäoline kerge karakteriga, modernne ja soliidselt mõjuv hoone. Omamoodi huvitavalt mõjub hoonega just talvisel perioodil, kui hoonet ümbritsev kõrghaljastus ei varja seda nii suurel määral ja hoone vorm tuleb veelgi rohkem esile. Siin on näha hoone lõunakülg, mis on siis Kirsi tänava pool ja siit on näha üks hoone külgmistest sissepääsudest pluss siis ka panduse osa esimese korruse parklasse. Väga efektselt mõjub siis tagasiastuv 6. korrus see osa, selle katuse äär ja siis sügavust andev puitlaudis katuse alumises osas. Veelgi modernsemalt mõjub hoone pimedal ajal, kui esile tuleb just valguslahendus.
Huvitavalt mõjuvad läbi ribide paistvad aknad hoone peasissepääsu kohal ning selle varikatuse all olev valgustus, mis siis peegeldub omakorda terrassi laudisesse integreeritud valgustitega, mis on siis pisikesed diagonaalsed triibud. Hoone ise korruste poolest jaotub siis järgmiselt. Esimesel korrusel paiknevad kõik äripinnad, osaliselt esimesel korrusel, aga põhiliselt -1 korrusel paiknevad parkimiskohad ja teisel kuni 6. korrusel asuvad korterid. Korterid ise jaotuvad siis niimoodi, et teisel kuni 5. korrusel paiknevad 1 kuni 3 toalised korterid, põhiliselt 2 ja 3 toalised korterid ning 6. korrusel asuvad 4 ja 5 toalised korterid. Hoone siselahendus on tegelikult sujuv jätk sellele, mis toimub väliruumis ja ruumides kasutatud soojad ja naturaalselt mõjuvad toonid ja materjalid loovad ajatu ja ubase interjööri. Üldmulje on minimalistlik ja puhaste joontega, ent siis hästi läbimõeldud detailid jätavad soliidse ja lõpuni terviklikult lahendatud üldmulje. Plaanilahendus ise pakub võimalikult palju erinevaid kortereid. Põhiliselt on tegu 2 ja 3 toaliste korteritega, ent korruse peale ära jaotutena on nad siiski kõik vähemal või rohkemal määral üksteisest erinevad, mis siis näitab ka seda, et vastavalt vajadusele ja soovile on võimalik kortereid ka siis suurendada, vähendada või kohandada. Kokku on plaaniliselt näidatud hetkel 57 korterit ning igale korterile on planeeritud ka panipaik. Parkimiskohti on majas sees 45, 27 on neist -1 ja 18 esimesel korrusel. Sellele lisandub siis ka 15 kohta maja ümber, ehk siis kokku on 60 parkimiskohta. Hetkel oleme ka välja toonud paar varianti tüüpkorrustest erineva laiusega koridoridega. Ehk siis on näha variant 2 meetri laiuse koridoriga ja variant 1,6 meetri laiuse koridoriga ja mida see siis tähendab korterite planeeringu mõttes. 6. korruse plaan maksimaalselt kasutab ära akende fassaadi, mis muudab muidu kohati piklikuna näivad korterid hästi avaraks ja valgusküllaseks. See ongi hetkel meie poolt kõik. Meil on hea meel, et saime sellisele huvitavale hoonele lahenduse leida ja väga loodame, et meil on võimalus seda ka edasi arendada. Seniks hea meelega vastame kõikidele võimalikele küsimustele, mis teile võivad tekkida. Aitäh!